Tere hommikust! Täna on 25. märts ja minu teada on täna naiste punajoomise päev. Aga ma pean täpselt järgi olema. Kuskilt nagu käis läbi see, et täna on. Aga kuna ma õhtul siis lähen oma savikotta oma potikesi ja vaasikesi tegema, siis ma otsustasin, et ma loen teile ette. Et eile jäi üks lõpuosa ka emotsionaalne keskkond lugemata. Emotsionaalne keskkond ja sisemised suundumused on sama olulised. Need määravad elustiili, toitumise, kehalise liikumise ja harjumused, mis omakorda mõjutab jõudu, vastupidavust ja tervislikku seisundit ning võib tasakaalustada geneetiliste eelduste mõju. Kehal, mida nõrgestavad hoolimatu suhtumine, liikumisvaegus, halb toitumine ja halvad harjumused nagu suitsetamine või alkoholi tarbimine on vähem loomupärast jõudu haigusega toimetulekuks. Olgu see siis geneetiline või mitte. Kui sa ütled endale, ma tean, et saan selle haiguse, sest mu ema ja vanaema põdesid seda, siis õhutadki oma fatalismi ja lootusetuse tunnet ning see mõjub pärssivalt füüsilisele vastupanuvõimele. Keha kuulab ja reageerib vastavalt neile sõnadele, sest sõnadel on väga suur mõju. Kui sa lood iseendaga elujaatava, armastava suhte, siis annab see jõudu ja suurendab vastupanuvõimet, ükskõik mis ka ei juhtuks. Salapärane tegur. See tegur ilmneb siis, kui oleme kõrvale heitnud kõik teised võimalikud selgitused ja ei tea tõepoolest, miks haigus on tekkinud. Oluline on suhtuda sellesse tundmatusse faktorisse kui reaalsusesse, sest temas peitub elu müsteerium. Kõike, mida võimalik lahterdada, kategooriatesse seada ja teada. Kõike pole võimalik. Loodus on suur müsteerium. Kust saab roos oma lõhna? Kuidas tekivad instinktid? Kuidas aju töötab? Kui tunnistame oma teadmatust, annab loogiline mõtlemine alla ja tekib vajadus vastuste järele, kuid isegi siis on esmatähtis meie suhtumine. Kui alistume lootusetusele ja abitusele, allaandvale hoiakule, siis võib see kiiresti viia depressioonini, allakäigu spiraalini, mida mööda liikudes saab sinust ohver. Kui me aga alistume, lastes universumi jõududel enese kaudu toimida, kui loobume ja jätame kõik Jumala hooleks, siis austame tundmatut. Me võime otsustada mitte elada, kuni lõpuks sureme ja me võime otsustada olla osalised elu suures müsteeriumis nii paljudel viisidel kui võimalik. Nagu mõtleme, nii oleme. Kui on tõsi, et 85% ja isegi juhul, kui see protsent on väiksem, haiguste põhjuseks on meie hoiak ja elustiil, tuleb sellega arvestada. Meie elustiil ütleb meie kohta palju. Kui palju me liigume, kas meid huvitab meie toitumine, kas me suitsetame, tarbime alkoholi, kui palju on meil aega lõõgastumiseks ja iseenda jaoks. Kas me suhtume endasse hoolimatuse või lugupidamisega? Kõik need faktorid võivad olulisel määral vähendada või suurendada meie vastupanuvõimet haigustele. Meie elustiil peegeldab meie ellu suhtumist. Kas tahame elada nii täisväärtuslikku elu kui võimalik kõige ärksamal moel või on meie suhtumine loid ja me alistume kannatusele ja valule? Meie tunded iseenda suhtes on samuti olulised. Sa võid teha kõike õigesti, joosta iga päev 10 kilomeetrit, süüa rasvast ja kiudainerikast toitu, regulaarselt mediteerida, kuid kui sa tegelikult ennast ei armasta, vaid tunned, et sa pole midagi väärt, oled inetu, sind ei armastata, et sa oled milleski süüdi või hadened midagi, siis hakkavad need negatiivsed tõekspidamised pikapeale sulle mõju avaldama. Meie sisimad tunded, millised me välja näeme, mida oleme saavutanud, mida meie olemus on väärt,
võivad rikkuda kõik püüded säilitada head tervist. Me oleme niisugused, milliseks ennast mõtleme. Meie mõtted ja sõnad on nagu seemned, mis idanevad ja kasvavad. Meie tervislikust seisundist on näha, kuidas oleme mõelnud. Seemnetele kasvavad juured ning nad hakkavad mõjutama meie lihaseid, hormoone, närve ja vereringet. Arvamus oma tervislikust seisundist ennustab meile ilmselt usaldusväärsemalt eluea pikkust kui füüsilised sümptomid, meditsiinilised uuringud või laboratoorsed testid. Oma raamatus Läbimurded tervendamises näitab doktor Dossei, et suitsetaja surm on 12 kuu pikkuse perioodi jooksul 2 korda tõenäolisem kui mittesuitsetajal. Samal ajal kui need, kes peavad oma elu kehvaks, surevad 7 korda suurema tõenäosusega kui need, kes ütlevad, et elu on suurepärane. Võitleja vaimuga patsientidel, kes tahavad eluga edasi minna, on paremad võimalused terveneda kui passiivse ja abitu suhtumisega inimestel. Kui me peame haigust või elus millekski, mis ei allu meie kontrollile või ületamatuks takistuseks, siis ei suunata meie energiat tervendamisele. Elav vibreeriv sõnum ei jõua kehani. Kui haigusse või ellu suhtutakse kui õpetlikku kogemusse, võimalusse tihendada sidet iseendaga, siis on tervendava energia jõud suurem. Inimkondade suurimaks avastuseks on see, ütles Albert Schweitzer, et inimolendid on võimelised muutma oma elu, muutes oma mõttelaadi. Keha kuju. Vähesed meist armastavad ja austavad oma keha. Enamik meist tahab olla saledam või lihaselisem, pikem või tedretähnideta. Kui sa küsid oma sõpradelt, kui palju neist võivad ausalt öelda, et armastavad oma keha sellisena, nagu see on, ei pruugi sa ühtegi leida. Kuid need tunded ei jää tähelepanuta. Mõte on energia, mis kandub laiali üle kogu keha. Võib-olla ei meeldi sulle näiteks sinu reied. Viimased 20 aastat oled sa soovinud, et need oleksid teistsugused. Vähem tselluliiti, nõtkemad ja saledamad ning iga kord peeglisse vaadates näed sa vaid inetuid pakse reisi. Kas pole tuttav? Kujuta nüüd endale ette, et sina ise oledki need reied. Kujuta endale ette, et viimased 20 aastat on sulle öeldud, et sa oled paks ja inetu. Sa püüad saavutada heakskiitu ja armastust, aga sind tõugatakse ära. Kujuta endale ette, kui õnnetu ja üksildasena su reied ennast tunnevad. See võib tunduda tühisena, kuid tegelikus elus võib probleem olla vägagi tõsine. Eevi McDonald töötas põetajana, kui tal diagnoositi äge amyotroopne laternaalne skleroos, mille puhul lihased lihtsalt kärbuvad. Ratastooli sunnituna lubatud eluaega vaid 6 kuud. Tahtis Eevi enne surma kogeda tingimusteta armastust. Ta teadis, et selleks tuleb armastada iseennast ja oma keha, aga kui ta peeglisse vaatas, oli nähtu eemale tõukav. Mõned järgnevad kuud olid tema jaoks väga kurnavad. Esimeseks sammuks oli iga päev tähele panna ja üles märkida, kui palju negatiivseid ja kui palju positiivseid mõtteid tal seoses oma kehaga oli. Iga päev valis välja ühe oma füüsilise keha osa, mis oli talle vastuvõetav. Ma ei suutnud täpselt tabada, millal nihe toimus, kuid ühel päeval märkasin, et mul ei ole enam oma kehaga seoses ühtegi negatiivset mõtet, vaid ma võin vaadata oma alasti peegelpilti ja tunda aukartust selle ihu ees. See oli pöördepunkt, kust alates ei muutunud Eevi keha seisund enam halvemaks ja haigus hakkas taanduma. Kui me tunneme oma keha vaadates vastumeelsust, kas pole see nii sellepärast, et me võrdleme oma välimust mingi kehakuju või kasvuga
mille kohta on meile öeldud, et vot see on ilus. Ühiskond surub meile peale vastavust mingile normile, sobivust mingi kindla ettekujutusega, et hakata ennast tõepoolest hindama, peame vaatama ennast ilma eelarvamusteta, puudutama ilma hirmuta, uurima nagu laps uut maailma. Oluline on olla täiesti aus oma tunnete suhtes, tunnustada ennast ilma süü ja häbitundeta. Kõik, mida me tunneme, on hea. Imeline on see, et mida rohkem me suudame ennast armastada sellisena, nagu oleme, seda kenamaks ja armastusväärsemaks me muutume. Ja nüüd on üks väike harjutus. Proovi ise oma keha armastamine. See on raske harjutus, mis paneb sinu aususe proovile. Alustuseks riietu lahti ja seisa alasti suure peegli ette. Seejärel lausu endale otsa vaadates. Ma armastan sind. Soorita seda harjutust vähemalt 10 minutit iga päev 1 nädala jooksul. Alguses pole see kerge. Tõenäoliselt kõlab see võltsilt ja naeruväärselt ja see kutsub kahtlemata esile kõik kehaga seotud ebameeldivad tunded. Kui see on nii, siis pane tähele kõike ebameeldivat, kuid ära lase sellel ennast kõrvale juhtida. Ära anna hinnang, jää objektiivseks. Korda püha sõnu. Ma armastan sind, ma armastan sind ja pane neisse nii palju tunnet, kui suudad. Jälgi iga päev toimuvaid muutusi. Nädala pärast keskendu sellele, mida sa tõepoolest armastad, isegi kui seda pole palju. Võib-olla suudad armastada vaid sõrmeküünest või silmade värvist. Leia iga päev uus kehaosa, mida sa armastad. Keskendu sellele täielikult, armastades seda jäägitult. Soorita seda harjutust senikaua, kuni oled keskendunud igale kehaosale, mida armastad. Seejärel vaata üle kehaosad, mis sulle meeldivad, millel pole väga vigagi. Proovi, kas suudad muuta meeldimise armastuseks, lihtsalt vaadates, ilma kohut mõistmata, avades oma südame ja lausudes. Ma armastan sind. Kui kõik need kehaosad oled läbi töötanud, vaata uuesti peeglist oma keha üle. Kas on veel mingi kehaosa, mis sulle ei meeldi? Kas sa vaatad neid kehaosi objektiivselt ilma eelarvamusteta või võrdled ikka veel selle kehaga, mida ühiskond ilusaks peab? Kuni leidub kehaosi, mida sul on raske enda juures armastada, soorita seda harjutust, seistes peegli ees ja lausudes. Ma armastan sind. Ja jälgi, mis toimub. Luba endal muutuda. Nii. Et me jätamegi selle koha peal rahti, et see on nii ilus koht, kus lõpetada täna. Naised ja punane jook, see ei tähenda veini. Neid punaseid jooke on teistsuguseid, tervislikke, jõhvikamuklad. Äkki on idee, kindlasti on naiste puna vist ka annab sellise tumeda punase tõmmise. Ja siis hakkame seda harjutust proovima, et kas sa suudad öelda endale, ma armastan sind kõikidele oma kehaosadele. Ilusat päeva!